Tere taas! Ja keynote ajal juba tegin väikse sissejuhatuse sellesse, et millest me täna räägime. Põhimõtteliselt on siis nutiseadmete haldusest ja räägime Citrixi siis Xen Mobile lahendusest, mis koosneb erinevatest komponentidest ja lähme nagu sellega täna edasi. Sergei lõpus näitab juba tehnilisemalt asju, ma proovin ka demoda, nii nagu demodega ikka on. Ennem peaaegu õnnestus kõik, et eks vaatame. Okei, aga mida kasutaja nagu, või mismoodi me kasutame täna oma nutiseadmeid, või üldse sülearvutit ja telefoni ja tahvelarvutit ja nii edasi, sest see on selge, kõigil on ju mitu seadet, et keegi täna ühe asjaga enam nagu hakkama ei saa. Tunduks nagu ebamugav ja aku ei kesta ja nii edasi, et juba sellepärast peab mitu seadet kaasas olema. Päris suur segadus on see, mis nagu toimub, et saame nagu ühe seadmega teha ühte asja, teise seadmega teha teist asja, siis kui me saame Exceli teinekord on see iPad või Androidi tahvel, kogu funktsionaalsus tal ei ole, samas nagu vahel tahaks, sest ei viitsi jälle sülearvutit kaasa võtta, mis on hästi suur, muidu väga hea võib-olla ekraaniga ja nii edasi ja siis ei mahu lennukis lahti ja igasugused siuksed küsimused, turistiklassis on ikka päris keeruline, et nii rikas ei ole, et kogu aeg äriklassis lennata, et suurt läpparit lahti saada. Ja kasutaja tahab oma nutiseadmet selgelt kasutada äppe isiklikuks tarbeks ja loomulikult nagu töö jaoks. Et nüüd IT-osakonna ülesanne on turvata see ära, eks. Me ei saa nagu sellest minna mööda, et mitte kuidagi, et inimesed seda ei teeks. See on nagu esimene asi. Kui me arvame, et me majas või ettevõttes on see keelatud ja kõik nii käituvad, siis seda ei juhtu. Et ma neid näiteid olen korduvalt toonud, aga kui me ütleme, et Dropbox ei ole lubatud, kui me seda ei keela, aga kuidagi või ei paku alternatiivi IT-osakonnana, siis kõigil on see pea. Et ma olen olnud Eestis päris mitmes suures organisatsioonis erinevates, kus öeldakse, et loomulikult me kasutame Dropboxi. Sa ei saa muidu. Olin ühes ettevõttes, kus öeldi, et meil on keelatud see, ütlesin, kuule, aga mul on see public, kus seal ülesse pandud just mingi, ma ei mäleta, mingi 28 mega oli selgelt mingi üks materjal, mis oli hästi oluline ühe mingi lahenduse jaoks. Ja siis ma ütlesin, et tõmba sealt alla, ma ütlesin, kas sa saad ligi, ta ütles, et ametlikult ei saa, aga muidugi saa. Sest 3G on kõigil olemas. Lükkad wifi välja ja oled 3G ja tõmbad ikka alla. Selle sama nutiseadmega, mis sul töö poolt on, sest keegi ei kontrolli seda, eks. Et see ei ole nagu lahendus, et me sellest loobume. See on nagu üks näide, aga neid rakendusi tegelikult, mida inimesed kasutavad, mida me võib-olla ei taha, et nad kasutaks või kus me seame ohtu selle ettevõtte informatsiooni, mida inimene kasutab ja see võib lihtsalt levida. Et see on nagu oluline. Meilidega täpselt sama lugu. Et kui me ei luba mobiilsetel seadmetel sünkida meili, siis me näeme täna seda, et inimesed on väga leidlikud. Nad suudavad suunata selle Gmailile, kuhu iganes meili aadressi peale, eks, mingite ruulidega ja ta istub su laudaga, küsid, kas teil on see poliitika olemas, kas tohite kasutada? Ei. No ma räägin IT-osakonnast, või IT-juhist isegi, eks. Et ei. Kas teema saab kasutada? Ei. Ja mis sa teed siis selles oma iPhone'is? Ja me saame meile. Eks, mismoodi? Ma suunasin sinna. Ma ütlesin, ise teed nii, kas arvad, su inimesed ei tee, küll nad teevad. Ma ütlesin, mis poliitika on, sest pole välja mõelnud poliitikat, teeme praegu, eks. Et ega sealt nagu üle ümber ei saa. Ja
ja siis on inimestel on ju, kes suunavad oma Gmaili, noh nagu lihtne näide on, millega ma olen kokku puutunud, et suunavad oma meili sinna Gmailile või kuskile mujale ja kasutavad seda telefoni, siis me ei tea ju, kes see telefon, kes seda veel kasutab. Ja kas nende telefoni peal on parool, eks, siis ta läheb kohvikusse, istub maha, paneb selle laua peale, keegi võtab selle ära ja tegelikult kellelegi on näha nagu kogu see ettevõtte info, mis seal telefoni sees on. Et kõige esimene asi on nagu telefoni peal parool, eks, et kuidas me seda kontrollida saame, et kas see on või ei ole. Et need on nagu sellised väga lihtsad probleemid, millele tuleb lahendus leida. Muidu ma arvan, läheb päris raskeks elu, sest noh, sellest olen mina, ei tea, mis siin nüüd on, tühjad slaidid, et olen ma rääkinud korduvalt ja täna räägib veel päeva lõpus Tiit, et mis nagu turul toimub. Tiit muide ütles, et see meie Gallupi tulemus keynote'il 23% iOS-i ja mis iganes 64% Androidid ütles, et see on ka turul nii täpselt sama. Et nad näevad nagu telko poolt suures pildis sama numbreid, et mis seadmed meil on. Ta ütles, põhjamaalased on selgelt liiga rikkad, et neil on 80% iOS-i. Et kuskil raha asjad on paigast ära. Aga vahet ei ole, mis seade see on. Android on seda hullem, et see on veel ebaturvalisem kui iOS, eks. Et okei. Nüüd IT-osakonna vajadused. Me tahame turvalisust ja me tahame teada seda, et andmed ei lekiks kuskile. Et see on nagu peamine asi. Minu pärast inimene tehku on ju oma seadmega, mis ta tahab. Mängigu Angry Birdsi, Heyday'd või Sudokusid või ma ei tea, mida iganes ta teeb seal. Aga peaasi, et meie info ei leki sinna. Ja kui tal on Gmaili konto, sest kõigil on, mis iganes põhjustel või mõnesse website ei saa ligi, kui sul ei ole ja kasutab seda oma telefonist. Ega me ei saa nagu seda välistada. Aga me ei taha, et inimene jälle saaks sellist asja teha, mis on täna näiteks iOS-i sees, ma ei ole ise Androidi kasutanud nii põhjalikult, aga et kui mul on kõik mailboxid koos, kuhu ma süngin ja ma saan mingi meili, vahet ei ole, mis mailbox, mul on kõik ühes kohas, ma saan saata välja teise nime alt, automaatselt tõstab minu meili, mu töömeili alla või mu erameili alla, telefon juba. Et see tuleks nagu ära keelata, see on nagu väga ohtlik. Kui see tundub, et vaadake, teinekord vaadake ise nagu, kuidas te ise kasutate või lisage sinna muid kontosid telefoni, siis te näete, kui lihtne on tegelikult seda infot välja saata nii, et IT-s ei jää sellest jälgegi. Et see on nagu selgelt ohtlik. Okei. Ja IT-osakonna ülesanne on nagu see, et kui me ei võimalda neid asju, inimesed leiavad alati lahenduse ja me peame leidma nagu sellise kuldse kesktee, et mõlemad oleks rahul. Nii see lõppkasutaja oma Angry Birdsiga ja IT-osakond sellega, et me teame, et see info kuskile ei leki. Ja kahjuks seda nagu ainult väga lihtsalt ei lahenda, ehk räägime tööriistadest või vahenditest või haldustarkvaradest, et esimene asi muidugi, kes ei ole täna kasutusele võtnud ja kuulab siin, aga majas on Microsoft Exchange, siis selles mõttes, kui seal ei ole policy't peal, siis tehke see vähemalt ära, kui sinna mobiiliga saab ligi, et seal on väga lihtne panna, ma ei tea, kuhu sinna linnukesed ja asjad käivad, on ju, et selles mõttes meil on mingi pool korrusetäit inimesi, kes teavad, et küsige. Ja milliseid policy'd sinna peale saab panna ja sealt saab ka seadet kustutada, aga üleni siis kogu seade nagu nulli lasta. Ja kui linnukese peale unustab, ta ei tule enam kunagi püsti, aga igast asju saab teha. Aga et parool oleks peal, see on esimene asi, eks. Muidu on nagu selgelt see väga ohtlik. Ma vaatan, osad on teinud slaididest pilte, slaidid lähevad kõik veebi. Siin ei ole midagi salajast ja paari päeva jooksul on ADE/whatever. Esilehel on ADE Action link ja programmi alla kõik. On võib-olla osad materjalid päeva peale. Ma tean, et Tiidu materjalid ei lähe, kuna ta ütles, et on kasutanud kolmandaid osapooli ja võib-olla on veel mõni materjal, mis ei lähe, aga see läheb. Et selles mõttes, et okei. Okei, selle jutu ma rääkisin ära. Millega nüüd
Exchange'ist ma rääkisin, et Exchange on niisugune esimene samm, mis võiks midagi võimaldada. Aga sealt edasi, tegelikult Gartner ütles, minu arust oli see 2 aastat tagasi, et need kõik tooted, millest nagu täna räägime ka mobile device management, et 2 aastat tagasi olid suht noored. Ja need võimalused olid väga sellised primitiivsed, et 2 aastat tagasi Gartner ütles ka, et Exchange on nagu esimene samm ja good enough. Tänaseks ta seda ei ütle, sest aeg on nii palju edasi läinud. Ja kui me võtame Androidi, kus on nagu väidetavalt siis 80% siis nendest viirustest on toodetud Androidi peale, eks, mis on nutiplatvormidele mõeldud. Et seal peab nagu selles mõttes ettevaatlikum olema või IT peaks jälgima, mida nagu kasutajad teevad ja kuidas nad nagu käituvad ja mis võimalused me neile anname. Ja Citrix on toonud välja lahenduse, mis adresseerib kõiki neid probleeme. Citrixil oli palju enne olemas selline ettevõtte App Store, et maja sees provisioneerida aplikatsioone. Citrixi desktopidest, virtuaalsetest desktopidest me oleme rääkinud, kuidas tavalist Excelit kasutada nutiseadme peal, virtuaalsed desktopid põhimõtteliselt paljud teist võib-olla kasutavad või on testinud seda või terminali teenuseid, et umbes samamoodi. Aga nüüd nad eelmine aasta ostsid ära ettevõtte Zenprise, mis oli mobiilsete seadmete haldus ja siis turvalisuse haldus just sealpool. Ja oma muid tooteid on arendanud seal juures, et me räägime nagu uutest võimalustest nagu selle juures ka. Kust kõik alguse saab? Esimene asi, nüüd turvalisuse töötab, et on device management, ehk me räägime toodet nende seadmete haldusest, et me saaksime, kasutajad saaksid enrollida oma seadmed ja turvaliselt meie võrku ühendada. Mis see kasutajale annab? On nagu see, et kui me täna teeme oma meili lahenduse näiteks, mis on esimene asi, mida kasutajad soovivad ettevõttest, on see, et paned oma domeeni kasutajanime salasõna ja saadki kohe ligi. Aga me ei tea, kui turvalised alati kasutajatel on ka salasõnad ja kogu see protsess, eks. Et üldiselt tehakse täna niimoodi, et siis nõutakse seadme sertifikaati. See tähendab seda, et inimene peab tulema IT-osakonda ja keegi provisioneerib talle selle seadme. On jällegi nagu tüütus IT-osakonnale, nad ei viitsi seda teha. Samas see on selgelt turvalisuse kohta on nagu väga suur risk, kui meil lihtsalt on kasutajanimi salasõna, mis tagab ligipääsu kõikidele meie süsteemidele. Et nüüd, et IT-osakonda inimene tulema ei peaks, tõmbab ta App Store'ist või Google Play'st või ma ei tea, kuidas Microsoft seda asja nimetab, siis tõmbab äppi alla ja provisioneerib ise. Me saame saata talle kutseala, siin on erinevaid, ma ei tea, 8 erinevat viisi. PIN-kood, 3-astmeline autentimine, kasutajanimi salasõna või autendipära ja admin acceptib lihtsalt linnukesega ja talle provisioneeritakse kogu profiil. Näitame ka täna seda pärast, et kuidas kogu see asi nagu välja näeb. Ja kasutajale pannakse peale siis ka kõik tema äpid, mis on tööga seotud. Ja automaatselt peale seda on see Android või iOS, kogu see traffic käib läbi meie kontori. Et me teame, et kui ta käib mailis, siis see tuleb meie kontoris, kui ta käib veebis, tal on 2 eri brauserit, üks on nagu tööasjade jaoks, näiteks software as a service mingid aplikatsioonid või mingid veebiteenused maja seest või majast väljas, mis on ettevõttega seotud, et käivad läbi brauseri, kus on data by default krüptitud seadme peal ja see käib läbi meie proxy, et me saame kontrollida kogu seda asja, mida ta teeb. Ja kui ta võtab tavalise brauseri ja läheb mingisse websaiti, loeb Delfit, siis see meid ei puuduta selles mõttes. Väga hea, et Delfit loeb, aga see ei pea läbi meie maja käima, me ei pea seda haldama. Ja seda nagu proxy peal jälgima, et kõik asi ei pea käima läbi selle. Data management. See on nüüd põhimõtteliselt Dropbox, aga siis teise nimega ShareFile, mille Citrix ka ostis paar aastat tagasi ja on integreerinud täna. Seda saab kasutada üleni pilveteenusena täpselt samamoodi nagu Dropboxi, Boxi, ma ei tea, neid tooteid on maailmas nagu 10, ma arvan.
aga mis on selle juures oluline, et me oleme vaadanud, meil on paljud kliendid küsinud, me tahame nagu, et asjad oleks meie majas. Me tahaks nagu ise hallata seda. Ja paljudel on nagu, lahendustel on nagu see küsimus, et kui sa tahad, et see sinu majas oleks üle ilgelt palju infrastruktuuri vaja sinna alla või siis on toetatud ainult mingid spetsiaalsed kettaseadmed või mis iganes, siis ShareFile'i komponent saame kasutada ära oma olemasolevaid Windowsi failiserverid, kus täna kasutajal on. Kui ta istub töö juures oma Windowsi desktopi taha, töötab nii, nagu ta on töötanud siiamaani 10 aastat. Me ei pea midagi muutma. Aga me paneme failiserveri peale mingi softi jubina, nimetame nii, mis on ShareFile'i oma aine ja me haldame nüüd ligipääsu sellele kasutajale küll pilves, aga andmed on ikkagi meie majas ja ma saan oma nutiseadmetelt kasutada neid samu faile, mis mul on seal olemas. Et enam mugavamaks nagu minna ei saa ettevõtte mõttes. Ja me providime sama võimaluse, mis on nagu Dropboxil. Et vahet ei ole. Kui me tahame lubada seal public sharing ut, me saame teha seda või on need kataloogid näiteks üldse, mida me publicult share ime, on pilves. Me saame miksida seda. Et on niisugune hübriidpilv automaatselt. Aga me võime ainult hallata kontosid. Seda lahendust saab ka ainult eraldi ilma, selles mõttes, et saab eraldi seda seadmete haldust ja saab eraldi ka ainult seda. See on üks komplekt, aga võib ainult komponenti. Kui te ütlete, me seadmeid hallata ei taha, aga Dropboxis tahaks majas lahti saada, selles mõttes, et inimestele pakkuda seda võimalust, siis see on olemas. Et ja töötab domeeni kasutajanime ja salasõnaga ja kogu see protseduur, et me ei pea õpetama inimesele nagu uusi mingeid asju selgeks, eks. Ta lihtsalt teeb seda. Nüüd aplikatsioonide haldus ei ole ainult aplikatsioonide või siis ütleme platvormi põhiste aplikatsioonide provisioneerimine nutiseadmetele, vaid see on seotud kas veebirakendustega või terminali serveri põhiste rakendustega ja mis võib-olla olulisem sealjuures ka rakendused, mis jooksevad meil nüüd meie platvormi peal, nutiplatvormi peal, siis Android või iOS või Windows, me saame nende vahelisi seoseid siis lubada, keelata ja vaadata võimalused üle. Et sa tohid meie selle töö meili rakendusest liigutada andmeid ainult ShareFile'i ja vastupidi. Et sa ei saa nagu sealt salvestada Dropboxi ega sa ei saa Dropboxist võtta faili ja saad töö meiliga. Või keelame üldse kopimise ja pastemise erinevate aplikatsioonide vahel. Kui näed siit appis seda, siis näed, punkt. Copy, paste ja igasugused edasisaatmise nupud on disable'itud, eks. Okei. Mida inimene peamiselt kasutab ja mida me nagu tahame, et kasutaja poolt kui siis IT poolt, eks. Seadmete haldus, paroolid oleks peale, et oleks krüptitud. iOS-iga seda muret ei ole, et keegi saab sinna SD-kaardi sisse panna ja sinna andmeid kopida. Androidi telefonidel vist vähemalt mõned, mida ma näppinud olen, on SD-kaardi pesa, paneme sinna mälukaardi sisse ja saame polissega öelda, et see peab olema krüptitud, eks. Et ei saa nagu seda kasutada nii, et see ei oleks krüptitud. Igasugused sellised polissid. Ja see list on siis nii pikk, et mis seal kõike teha saab. Turvaline meil ja turvaline brausimine ja andmete jagamine, eks. Citrixi puhul me räägime siis, on ShareFile ja on eraldi äpid meili jaoks, eraldi äpp, eraldi brauser, siis mille sees on asi kapseldatud ja liigub vastu meie proxy't turvaliselt. App Store, Citrixi puhul on see nüüd lahendatud receiveriga, kes on kasutanud Citrixi terminal serverit või midagi sellist, kus on äpid näha seamlessina jooksevad desktopi peal. Sama asi on nutiseadmel ja seal võivad olla siis veebiaplikatsioonid, Windowsi aplikatsioonid ja ka siis platvormi põhised aplikatsioonid. Et meil on üks interface. Ja SSO ehk tegelikult kuna neid keskkondi ja võimalusi on erinevaid, me tahame seda, et meil oleks single sign-on. Meil on üks kasutajanimi, üks salasõna, siis kasutajal jääb see meelde ja ta ei pane sinna lihtsaid asju, eks. Tüüpiline asi, et ega täna keegi ei taha IT-s tutvustada uut rakendust maja sees, mis on jälle omakorda uue kasutajanime ja salasõnaga. Me üritame ikkagi saada alati nii hakkama, et meil on võimalikult lihtne see sisse logimine.
okei. Lähme mobile device management'ist, vist me rääkisime nii palju juba, et mul ei ole siin midagi lisada praegu, enne kui me näitame. Aplikatsioonid, neid keynote'i ajal korraks näitasin ja näitame veel, mis on meili puhul, ta on üks äpp, mille sees on siis kontaktid, kalender ja meilid. Et selles mõttes, et ei ole 3 eri äppi nagu iOS-is by default on, eks. Ja kasutajal võib olla see, mis ta oma meil või selle native meili rakendusega teeb, vahet ei ole, minugi pärast, mis iganes meilikontot tal on, Hotis, Hotmailis, Gmailis ja kuskil mujal, et palun väga. Nüüd see gateway toode siis kuhu külge, mis kaudu kasutaja nagu nimetame proxiks, hästi lihtsalt, kust kaudu ta meile võrku pääseb, siis seal me saame kontrollida seda, kuhu ta ligi pääseb ja pakkuda talle oma siis kas mingeid veebipõhiseid rakendusi või muid iOS-i rakendusi, mida me ei pea automaatselt provisioneerima, aga kui ta soovib, ta saab sealt kätte. Ehk me saame mobiilipoe, turvalisuse kontrolli ja me lähme edasi. Mis on kõige olulisem, on see, et me saame keelata ja lubada rakenduste põhiselt, kas selle rakendusega kaamerat võib kasutada, kas ta võib, ma ei tea, iCloudi võib back-up ida see rakenduse asju või mitte, copy'd, pasted, kas selle rakenduse sees tohib emailida, SMS-i kopida või igasugused sellised poliitikad. Et kui me teeme mingi ettevõtte rakenduse, me saame ära keelata igasugused asjad vastavalt platvormile, et printimine keelata. Kodu wireless printer maksab meile 50 €, et see ei pea selle pärast omama isegi PC-d täna, et printida ja saad nutiseadmest printida. Tahame äkki seda ära keelata, et see info ei leviks kuskile. Ja need on need policy'd, mis ma näen täna, et lähevad järjest olulisemaks nagu IT-le, kui me läheme järjest enam nutiseadmeid kasutama. Näiteks tõin ka keynote'is näitajaga, et Windows XP-lt üleminek, et kas me peaks minema nüüd reaalselt nagu Windows 7 peale. Tegelikult ei pea, meil on kindlasti, me võime leida mingeid rolle, kus me võime anda mingi muu platvormi selle jaoks. Meil on palju lihtsam hallata iOS-i ja Androidi tõenäoliselt kui Windowsit. Äkki need inimesed saavadki sellise platvormiga hakkama. Desktop hind läheb odavamaks ja kasutajal on äkki mugavam ja parem. Peagi andma talle päris desktopi enam. Aga siis see on oluline. Muidu me ei saa seda teha. Gartner on öeldud ühe korra ja neid on veel, aga nad on ka öeldud, et miks te üldse lähete nagu Windowsi pealt upgrade'ite XP-d üle, minge üldse iOS-i peale ainult on või Et ta ei ole öeldud Mac OS X, aga võttegi tahvelarvutid nagu töö tegemiseks. Et peab vaatama teistmoodi asja, siis on nagu asjad võimalikud. Okei, pilt Citrixi receiver'is siis, kus tegelikult on siis kõik äpid ja mis on receiveri puhul oluline, et on nüüd need Windowsi äpid, veebi äpid, native äpid platvormile, on see, et ta on toetatud, ma ei tea, siis ütleme, kui me võtame seadmeid üldse, mis on nagu erinevate platvormidega, aga miljardite seadmete peal või täna ei ole platvormi, kus seda receiverit ei ole. Et selles mõttes receiver on olemas Chrome OS-ile, ma ei tea, mis OS meil veel on, OS X ja Windowsid ja Androidid ja muud asjad loomulikult. Firefox OS. Et seda ma ei tea, see on olemas või? Tuli välja. Järelikult on tulemas sinna, Et kui see vähegi levib, kui seda kasutab juba üle 10 inimese tõenäoliselt, siis tuleb, ma ei tea, ma ei ole süvenenud sellesse. Ja Linuxi peale ja igale poole mujal, loomulikult. Okay. SSO-st rääkisime, aga selline
mis me ise näeme, mis on pilveteenuste juures nagu, et see ei ole ainult see, et me kasutame Active Directory kasutajana salasõna, aga sama asi, kui me suuname kasutajaid pilveteenustesse oma rakendustega. Lähme me oma meiliga Office 365, siis täna by default ei ole kogu selle kasutaja õiguste haldamine nagu väga nii lihtne, et kui me kasutame erinevatelt seadmetelt erinevaid rakendusi samal ajal, et siis kogu sellise protsessi tegemine on nagu selle lahenduse osa, et me ei pea nagu nuputama mingeid uusi lahendusi, kuidas me kasutajaid autendime. Ja need gateway ei toeta ainult selles mõttes kasutajanimi salasõna. Siin on RSA tokenid või ma ei tea, mis turvalisuse tahet soovid, põhimõtteliselt igasugused asjad on nagu toetatud. On need ühekordsed paroolid või on SMS-iga saadetavad paroolid ja nii edasi ja nii edasi. Tüüpi nagu mobile ID või see mobiil-ID eesti keeles. Kasutame seda nii. Okei. Me täna näitame peamiselt, ma vaatan, kas mul ongi demo aeg. Aga kuidas see nagu kasutaja poolt välja näeb? See on Zenprice'i klient, nüüd ta nimi on Citrix Connect või mingi siuke äpp, mis on põhimõtteliselt telefoni peal ja see ühendab siis meil selle gateway'ga, mis on meil proxy, kus me autendime ja siis meil on haldus, mis puudutab mobiilide haldust ja siis samas on see app controller, mis annab meile mobiiliäpid ja ligipääsu veebidele ja muudele asjadele. Okei. Võtan pildi ette ja natukene näitan. Oma access point on tööle hakanud ja ma arvan, me jõuame teha ka nagu selle asja. Sergei võib vahepeal muidugi, kui ma ütlen, ära kustutada nagu profiili ka või seadme tühjaks lasta. Mis on nagu, panen nii pidi, siis on rohkem näha. Et mis on nagu oluline, et meil automaatselt provisioneeritakse, siin on share file, mis on siis täpselt, või täpselt ja täpselt, aga mis kataloogis on dokumendid on mul dokumendid, mis võivad olla failiserveris, võivad olla pilves. Meil on täna ühe kliendiga just üks lahendus tegemisel, kus ta ütles, et me saame jällegi selle share file'iga piirata, et ta ütles, et mingid kataloogid on failiserveris, tal ta ütles, mida ma tahan kindlasti, et majast väljast kätte ei saa. Ülejäänud on kõik ükskõik, eks ole. Et see on nagu oluline. Me saame teha ka sellist asja share file'iga, kui meil ei ole muud lahendust, et kui me kasutame failiserverit ja haldame keskelt, me saame kustutada ainult share file'i sisu. Näiteks IT-s me ei lähe nagu haldama siin mobiile ja parool tuleb Exchange'is peale. Võtame esimese nagu sellise sammu. Exchange surub parooli peale, usaldame enam-vähem seda meiliklienti, usaldame enam-vähem inimesi, et eeldame, et nad hullult infot ei varasta või nad ei käi ringi sellise infoga, mida oleks hullult väärtuslik varastada, eks. Et küll halb oleks võib-olla, kui mingi meil lekiks, aga ei ole nagu sellised tagajärjed nagu siin Eesti Energia ühest e-mailist oli siis Põhja-Korea ununes selle kõrvale, eks, et üks e-mail lekkis Eesti Energiast, et see on nii kaugel ka meist last olla. Meil on tänavaaugud, olulisem teema esikaanele panna kui see, et sõda on kohe puhkemas, aga see on minu arvamus, see selleks. Et me saame kasutada seda ainult sellisena, et me kustutame ka selle seadmisest asju. Siis oluline asi, mis selle töö meili juures on, või kes on iOS-i kasutanud, siis teab, et kui sa iPhone'i või iPadi peal saadad e-maili, siis sa seal ei saa valida kuskilt ühtegi faili, mida lisada. Et sa saad võtta Dropboxi või Boxi või mingi asja lahti ja öelda, saada see meil. Aga näiteks DigiDokiga mul on see teema, et keegi saadab mulle asja, allkirjasta, siis ma allkirjastan seda mobiiliga, sellepärast, et see on palju kiirem, see DigiDoki äpp, kui ma avan seda oma läpparis ja avab mingi asja, küsid midagi, kontrollib midagi telefoni peal, see käib, mul on tehtud see sekunditega, ma võin teha seda autoroolis, poekassas, autoroolis ei tohi, vabandust, aga poekassas, valgusfoori taga või parklas, ütleme autoroolis, et ma mõtlesin seda, et siis loomulikult,
ja parklas seistes. Siis ma saan sealt saata selle meili ainult edasi niimoodi, just oli mingi pank saatis mulle, et palun allkirjasta. Saatsin talle tagasi, siis pidin kirjutama eraldi meili sellega, et vaata, ma saatsin sulle eraldi meili selle zip-failiga, kus on see digidoc sees, et bla, 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 sest noh, ma ei saa seda attach ida kuidagi. Nagu selle töörakendusega on, siin on mu põhimõtteliselt kogu mu failiserver, noh, kataloogid, whatever asjad on ja ma saan attach ida selle või kui ma kirjutan vastu, ma teen nagu päriselt, saadan ilusa meili ja noh, seal all ei pea loomulikult olema seda, et see tuleks kõigil ära korjata, et send from my iPhone, et see ei vabanda välja seda, et sa trükivigu teed, kui sa selle teksti sinna alla jätad, et see selleks. Aga see on nagu oluline nagu funktsionaalsuse vahe ja seesama äpp sisaldab siis meie kalendrit. Ma ei tea, miks siin ei ole midagi, alguses oli. Ja noh, kontaktid, et siin ei ole sees, et see on see demokonto. Aga põhimõtteliselt siin muud nagu midagi ei olegi, eks. Et aga ühe äpi sees on kogu meie corporate siis kalender ja see. Ja nüüd, kui ma asjad ära näitan, Sergei kustutab asju, siis ta kustutab ka need nagu asjad. Siis ma olen sees. Mis see share file veel teeb tegelikult, mis on nagu oluline, mis mulle meeldis. Et see ei ole nüüd, ei sõltu platvormist, see oli äpp, mis on iOS-ile tehtud, siis Citrix Receiveri sees, kus me muidu saame kasutada, ma ei tea, Windowsi rakendusi, on share file'i ligipääs. Loodame, et see konto jälle lukku ei lähe. Ei pea. Ei tea, aga oota, ma näitan siit. Siit ma ka ei näe praegu. Kas mul on... Login välja. Aga võib-olla ma saan nagu mõne hetke pärast näidata. Aga mis on oluline, et mis ma tahtsin näidata tegelikult, et üks asi on, ma login veebirakendusse sisse, teine on siin all docs, ehk ma näen nagu Citrix Receiveri sees oma share file'i igalt poolt, vahet ei ole, kus kohast ma Receiveri käivitan ja oma kasutajanimega sisse login. Et vahet ei ole, mis platvorm see on, kui sinna ei ole native äppi, ma saan Receiveri sees alati kasutada. Citrix nimetab seda follow me data ja kui mul on failiserveriga ühendatud, siis seal lõpuks ei ole nagu mingit olulisust, mis rakendusega ma sinna poole pöördun. Okei, ja noh, üks rakendus siis veel, mis on seal, on veebibrauser, mis on siis corporate. Ja töötab täpselt samamoodi nagu Safari. Et ei ole mingit asja ja selle kaudu saab ligi siis ainult töörakendustele, me saame seda ära piirata, kui me tahame. Meil täna ei ole selgelt piiratud, siis me tahame kasutada igasugust muid asju ja vaadata päevakavasid ja muid teemasid. Et nii kaua kui pilt on ees, Sergei, sa võid lasta seadme kustutamisesse ja siis ma jõuan näidata veel, kuidas see enrollimine ka. Need on siis agendid, mis põhimõtteliselt üks enrollib, nii kaua näidata connect'i. Et siin tegelikult kasutajal selle rakendusega midagi teha ei ole. Ainuke asi on see, et ta näeb kaardi peal, kus ta asub. Ma ei tea, miks see vajalik on. Aga tegelikult see on siin sees, võib-olla see on keelatud vahel, aga see on siin sees, sest tegelikult seade jälgib offline'is ka. Mul ei ole siin SIM-i sees ja me proovisime seda geolocation'it, eks, sest see äpp jälgib ise taustal, et kui talle on öeldud, tal on policy peal, et me tohime 100 meetri kaugusele sellest rakendusest või punktist, GPS-i punktist minna, sest kustutab ära nagu tööasjaga. Võru jalakülg. Mida? Võru jalakülg. Jah, põhimõtteliselt on okei. Et siis tuleme tagasi, provisioneerime tagasi. Saad kustutada? Et selles osas saab väga ja nüüd asjad kustuvad.
läinud koos tööandmetega, aga mu Angry Birds on alles. Et selles Angry Birds ei luba midagi kasutada. Okei. Et me ei ole seda demo selgelt ette valmistanud, kuidas Angry Birdsiga käituda. Okei, aga korra nagu selle poole pealt, et mida tehniliselt ütleme selles mõttes, et igasugused sertifikaatide provisioneerimised, me pikalt ei näita seda, aga siin on, praegult on maha võetud mingi üks sert jäeti alles, tegelikult see kontor on mul üldse mingi teine asi, et kontori Wi-Fi'sse saada. Et, ja kasutaja poolt tegelikult, mis on nagu, mida kasutaja tegema peab, on see, et mäletasin, siin teine kasutaja ja selle kõik saab tegelikult teha emaili aadressi järgi ka näiteks, et automaatselt leitakse see serveri asi, et kui mu meili aadress on ade.ee, installin profiili, mul oli siin parool peal juba, kui mul ei oleks parooli peal olnud, ta nõuab ka parooli ja parooli panekut. Ja noh, hunnik serte on näha, et siia taha nagu installitakse. Ja nüüd ütleb väga lahe ja see connect, ma lihtsalt teen refreshi kiiremini, sellepärast, et muidu see võtab mõni minut aega ja hakkab ta installima neid rakendusi uuesti tagasi. Et ma ei tea, mida see viiumärk. Et kasutaja jaoks lihtne põhimõtteliselt. Kasutajanimi, salasõna, PIN-kood, mis iganes autentimisvahendit me anname talle ja talle provisioneeritakse need rakendused, mida me tahame, need meiliseadistused, Wi-Fi seadistused, meil tegelikult paneb VPN-i ka veel, millega võrku saame iOS-i sisse. Me saame keelata näiteks see, et kas kasutaja tohib Siri kasutada või noh, ma ei tea, neid võimalusi on nagu mitmeid, et kõik settingud, mis sul põhimõtteliselt telefonis on käsitsi muudetavad, on sul selle rakendusega hallatavad. Nüüd ta küsib, et installime Evernote'i. See ei tule, aga kasutajatel peab olema Apple ID, noh, Apple'i puhul siis ja Google'i puhul tõenäoliselt Google Play konto. Et saab tegelikult, nüüd kui me tahame kolmandate osapoolte äppe, kui me teeme ise äpid, näiteks Citrixi, see @work ja @mail äpp, need ei nõua Apple ID-d. Aga kui me tahame provisioneerida automaatselt, mis on App Store'is muidu olemas, tasuta äpid või kui need on litsentsiga äpid, siis seal on volume licensing kui võimalus ka MDM-is hallata, et ala me oleme ostnud seda mingit, ma ei tea, mis Office'i rakendus, mingi nimi on seal, on ja oleme ostnud seda 100 tükki omale ettevõttesse, siis selle litsentsi haldus on võimalik teha, mis on seotud siis Apple'i selle litsentsidega selles mobile device management softis ära. Kasutajalt ta küsib küll iga kord, et kas sa oled nõus, et me installime selle. Ja nii lihtne ongi, noh, töörakendused lähevad peale. Mis kell meil lõpeb? 05. No, väga. 3 minutit. Et nii palju siis andmete kustutamisest ja me ei pea kogu seadet tühjaks laskma, mida võimaldab täna Exchange või noh, võtame see sama Apple'i enda sisse ehitatud või Google'il on see Find My whatever iPhone või iPad või whatever iCloudi teenuseks, et sa saad sealt kustutada kogu seadet. Ja siin me kustutame neid asju, mida me tahame või mis me oleme provisioneerinud. Et kasutaja jaoks jäävad asjad alles. Vot. Kas on küsimusi? Kas paroolid on kaitstud ainult see tööosa või kogu iPad? Kogu iPad. Aga sellist varianti, et ainult see tööosa oleks? Täna Citrixil ei ole. Aga mõne teisel? Ma ei oska sulle kindlat näidet tuua. Näiteks
kui sa võtad täna, oletame, me läheme sellist lähenemist pidi, et meil Exchange'iga on see, ma ei tea, mis asi, ja ShareFile'il on võimalik eraldi nagu äpina panna parool peale, et ainult selle äpi sisse saad siis niimoodi. Ma tean, VMware töötab, kelle presentatsioon enne oli selle kallal, teeb konteineri, kuhu sa saad sisse selliselt. Et neid lähenemisi on nagu erinevaid. Ja nii palju, kui ma olen Citrixi roadmapist aru saanud, nad plaanivad ka nagu edasi nagu võimaldada nagu erinevaid neid võimalusi rohkem, et kas seade on lukustamata ja äpp nõuab parooli või äppide kogum nõuab parooli. Aga täna üldiselt üritatakse turvata kogu nagu seadet. Sa saad tuvastada ka seda, et kas ta on jailbroke'itud, siis me ei lase sisse äppide blacklist ja whitelist, eks. Me saame teha nagu blacklisti, et ei tohigi Dropboxi peale panna või siis tööasjad ei tööta, kui sa selle peale paned. Et selliseid poliitikaid, see on nagu oluline. Aga kui me vaatame statistikat maailmas, siis mobiilsete seadmete haldusest üldse, see esimene, kaks kõige olulisemat asja, mida nagu tehakse, on pannakse parool peale ja teiseks on see, et otsitakse alternatiivset meiliäppi. Et see ei oleks see native, sest seda saab tavaliselt turvata rohkem, me saame sinna mingid policeid keskelt kuskilt peale määrata. Et need on nagu kaks peamist asja. Ja kolmas asi on sealt selgelt see Dropboxi probleemi lahendamine mingi muu äpiga. Sest kui me need ära lahendame, ja ütleme, kui meil ei ole muid töörakendusi, mis on seotud mobiiliplatvormiga, siis me oleme juba tegelikult suhteliselt turvalised. Kasutaja muidugi alati saab iPhone'iga teha nagu iPadis pilti ja siit seda info kätte, et selles mõttes, et meil on ju selgelt, nagu ma ütlesin, meil on kell ja prillid ja meil on 6 seadet, millega me accessime internetti, et mingi võimalus alati jääb, aga see selgelt on kasutajal palju keerulisem või alati on võimalus. Et okei, aga kas on, ma ei jõudnud, mul on siin tegelikult hinnad ka kuskil. Ma ei jõudnud hindadeni ja policy tüüpideni, siin on hästi palju tehnilist, aga tavaliselt ei küsitakse alati, et mis see maksab, siis siin on, võib nii vaadata umbes nagu on aasta hind kasutaja kohta, mitte seadme kohta. Vahet ei ole, kasutajal võivad olla prillid ja kell ja tahvelarvuti ja nutitelefon ja siis ma arvan, et äkki tulevad suuremad tahvelarvutit, siis osta 2 tahvelarvutit, üks on selline hea väike, mida kaasas kanda, siis on suurem ja siis on see nutitelefon, et 4 tollist kuni 12 tollini on 3 seadet ikkagi. Et kui täna kõik ütlevad, et 2 seadet on võib-olla too much, et siis varsti tahad 3. Mul on 3, mul on suur iPad, väike iPad ja iPhone, et mul on 3 ekraani erinevateks puhkudeks. Vot. Aga tulge meile külla, kes soovib näha seda täpsemalt, kes soovib oma majasi kasutada või testida, saab trialeid ja meil on Taanis suur pilve installatsioon sellele, me saame ka sealt pilvest pakkuda 5-6 testkontot teie ettevõtte jaoks. Et kui soovite erinevate seadmetega testida. Windows 8, Android alates 2.2, iOS 5 ja need on toetatud alates nendest. Aga aitäh ja küsimusi võib küsida.